Oh, mis siin on? Levi on jälle ennast. Appi! Appi! Keegi on seal väljas? Appi! Appi! Tulge väik! Appi! Aga ta oli visa. Peaks saada. Hakkas võtmed on. Pea vastu. Ta kaevas mu kirstust välja ja lubas mu tütre päästa. Ühesõnaga, ta päästis mu elu. Ärk üles! Kurat, Inga! Inga! Kuuled või? Kus su tütar on? Kus su tütar on? Ma pean ta päästma. Ma pean ta päästma. See ei ole nii lihtne. Tule välja. Kui temaga oleks midagi juhtunud olema, siis ma soovin, et sa oleks pidanud üldse mitte siit välja kaevama. See ei ole küll lihtne, aga ma aitan siit. Luban. Ma saan isegi hakkama. Isegi usud oma juttu või? Sa oleksid päeva lõpus tagasi maa all ja siis sul poleks enam taskulappi ka. Miks sa mind üldse aitad? Ma teadsin, et see päev tuleb ükskord. Kui lihtsalt mängud segatud 2 süütit inimelus, ma olen sunnitud pooli vahetama. Hea küll,
Ma luban sulle, ma aitan sind, ma päästan su tütre. Hakka minema. Kuidas me seda teeme? Jäta see minu hoole. Kui sa nüüd kinni hoiad, siis ma sõidan tapetti täis. Ma unustasin, et sa arvestus oled. Me läksime koos mu tütart päästma. Nii, ennem kui me kohale jõuame, siis räägime paarist asjast. Mingit uisapaiset tormamist ei ole, sest ära unusta, et ta ei ole seal üksi ikkagi ja kui sa tahad oma tütart veel kunagi näha, siis sa käitud minu reeglite järgi. Ja sa teed täpselt nii, nagu mina ütlen. Ma luban sulle. Luba mulle, et lihtsalt see saatan siit lihtsalt maksab kõige selle eest ja samuti ka need teised, kes minu tütrele liiga on teinud. Ja ma luban selles suhtes, et see inimrööl tegi ka mul pildi täiesti selgeks. See ei ole miski see, milles ma ise kaasa tahaksin tüüda. Ma ei ole selline inimene, et ma rööviksin lapse. Ma loodan, et sa saad minust aru, et ma ei tahtnud selles osaleda, aga lihtsalt meie boss on selline tüüp ja no sinu õnneks mul südametunnistus ei luba ka seda teha. Miks sa üldse selle koos selle elajaga koos oli? Vaata, mul ei ole vanavaid. Ja ta andis mulle kodu, kui ma seda kõige enim ajasin. Tule püsti. Kas sa saad või? Kui sa veel süüa tahad, töötad sa minu jaoks. Tule minu järgi. Ma tean, ma peaksin talle olema tänulik, aga see asi on lihtsalt üle kätte näinud. Ma ei saa lasta talle vabalt elada. See asi peab lõppema. Ja sa olid esimene siis, kes kaabast lahti lõi? Ma kas just esimene, aga vaata asi on selles, et keegi meist ei ole julgenud seda esimest sammu lihtsalt teha. Kellegil pole olnud julgust. Aga ma usun, et see tänane tegu on kindlasti saab olema revolutsiooniline. Aga ma luban sulle, ma päästan su tütre. Tõesti on hea kuulata lihtsalt, kes lihtsalt teeb minu jaoks nii palju ja mul on hea meel, et maailm siis leidub selliseid inimesi. Aitäh sulle tõesti. Aitäh jutust, ma olen kohal. Kõige selle taga oleva isiku juurde minust säras veel lootus, et äkki on võimalik ta päästa. Suht see tähendab. Mis maja põleneb? Ma ei tea. Ainult keegi meist poleks osanud oodata, et oli juhtunud hirmus õnnetus. Tütar on. Mis see üldse tähendab? Maja põleneb. Suks kinni. Ma vaatan taha. Jah. Seal on, kuule. Mõtled. Kus mu tütar on? Kurat küll, kus mu tütar on? Tule eest. Seda millest tähendab, Kes maja põletas? Sina või? Ilmselgelt jäid sa oma peole hiljaks. Mida sa sokid? Räägi, mis siin toimus? Su sõbrad. Või vahel minu sõbrad. Tegelikult alluvad. Nagu näha, elu käib mööda keerlevaid teekondi. Fuck, ära pane minu kannatusproovi, ütle mulle, kus mu tütar on. Rahul maha, ma ütlesin, et ma tegelen sellega. Nii, kus tüdruk on? Mis tüdruk? Ära mängi lolli. Tüdruk, keda sa röövisid. Ilmselt seal, kus peaksin olema minagi. Mis asja? Mis mõttes? On lollid. Arvasid, et olen majas. Ärkasin öösel üles. Mul ei olnud tund, läksin jalutama. Tagasi tulles nägin, et maja põles. Nad vist nägid ka mind, et ma olen elus. Aga nad jätsid siiski mind ellu.
on idioodid. Panevad majale tule alla, aga jätavad ikka mind ellu. Kas tüdruk oli põlemise hetkel majas? Kui just teda enne välja ei viidud, mida mu kahtlen. Minu tütar jäi põlevasse majja. Teistel oli bossist kõrini saanud, aga nad ei hoolinud väiksest tüdrukust, kes oli nagu majas. Tol päeval lubas Riko, et nad veel maksavad selle eest ja see aeg ongi käes. Nad väärivad seda, mis neid ootab. Sellel mehel, Rikol, ta on surmahaigus, mis on tõesti raske ja see on ka põhjustanud temal teise isiksuse, ehk siis ta on nagu 2 isikut ühes. Need rohud, mida ma talle annan, pikendavad ainult natuke ta eluiga, aga nende rohtudel on tõsine kõrvalmõju. Ma arvan, et just see ongi see, mis pani ta sinu õde röövima. Ta ei mõtle enam selgelt. Ma ei hakka valetama, et need rohud muudavad ta vägivaldsemaks. Kohe, kui ta on neile kätte maksnud, see kõik lõpeb. Ta on seal maski taga täiesti teistsugune inimene. Kas sa nüüd saad aru, miks ma teda üles ei anna? Ma võlglen talle oma elu ja ta teeb seda kõike minu pärast, et need tõprad maksaksid selle eest, mida nad mu tütrel tegid. Ma saan täiesti sinu olukorrast aru, sest et minu olukord on suhteliselt sarnane ja sellepärast ma lasin ka sind sisse. Ma ei tea enam, mida öelda. Sa said oma tõe. Riko, praegu ta on politseinik. Ta töötab selle pärast seal, et saaks oma vastastele lihtsalt need pahadele kinni maksta. Aga kui ta see haigus, mis tal on, ja ta tarvitab neid rohtusi, sest see kõrvalmõju on nii tugev, et ta muutub ise ka vahest selliseks. Ja aga tõesti nagu, aga sellel peab lõpp tulema. Me peame midagi tegema. Ootad kedagi? On siin. See on minu ruttu kähku lahti. Miks? Sa pead peitu põegama. Ruttu, tee ruttu. Ei, mine sinna ruttu. Mis sul juhtus? Ma vajan uut doosi, ma ei suuda enam. Kui sa oled nii taber seisus, kuule, ma pean sul ausalt viima. Operid ausalt tõsesse. Sõda tulemas. See linn ajab mind. Kui ma näen seda koha opereerida, muidu selle jaoks on nii suure